Mina olen Ott Kangur, olen lavastuse Suveöö unenäo kunstnik. Lavakujundus sündis arutelu tulemusena koos lavastaja ja liikumisjuhiga ja koos kostüümikunstnikuga. Ja me läksime mõttes või koos mõtiskledes tagasi Shakespeare'i aega ja konkreetsesse teatrisse, mille jaoks Shakespeare selle lavastuse kirjutas. Ja selles teatri nagu iseloom dikteeris ette selle mängu vormi või viisi, et kus nagu amfiteatri stiilis see lava oli publiku keskel. Aastal 1600 oli see ajastu ja tol ajal teatrit tehtigi väga minimaalsete vahenditega ja me üritasime arutada siis ühiselt leida sellise nagu kujundusvõtme, lavakujundusvõtme, et kuidas luua võimalikult sarnane olukord lavale või teatrisse, kus lava oma nappide kujundusdetailide ja vahenditega hakkab suhtlema publikuga. Tähendab siis mitte lavakujundus ja lava ei suhtle publikuga, aga näitlejad lava peal, kuidas hakkaks suhtlema publikuga näitemängu tehes. Et kuna mõte oli siis luua nagu võimalikult intiimne nagu sild näitleja ja publiku vahel, siis see lavakujundus püüab seda toetada. Ja see oli ka üks mõte, miks tõsta lava publiku poole veidi kaldu, see lavapind ja tegelikult kettakujuline nagu kuumaa või maakuu või mis iganes fantaasia tegevuspaik või keskkond, see tekkis nagu sellise ühise arutelu nagu tulemusena, et me saime nagu kõik ühiselt aru, et see töötab. See annab kõik need mänguvõimalused erinevateks tegevuspaikadeks ja rohkem ei olnudki väga vaja, pigem siis nagu sellele kettale ümber oli siis nagu eesmärk ümber luua selline võimalikult dünaamiline ja mitmekihiline sujuv keskkond, et mida me saame vajadusel valgusega ära kaotada ja siis valgusega uuesti välja tuua või kihiliselt kasutada neid läbikumavaid kangaid näitlejate siis liikumisteedeks ja nende näitlejate nagu siis ilmutamiseks ja ärakaotamiseks. Lavakujunduse minimalistlik ja lihtne printsiip annab võimaluse väga kiirelt teha tegevuspaikade vahetusi valguse, muusika ja näitlejate liikumisega.